jõudsite tagasi siia kanalile. Kuu aega läks nagu lennates. Aga vaatamegi üheskoos, mis siis novembri jooksul Vesipapi estantsias toimus. Nagu ikka, keeras kõik vaarikat ümber. Head vaatamist! Tere hommikust! Vaadake seda pilti ümberringi ja püüdke mõistatada, mis on siin pildil valesti. Mõelge rahulikult, kiiret ei ole. Noh, mis te mõtlesite? Kui te arvasite, et pime on, siis pime peabki olema. Praegu on november. Kui te arvasite, et külm on, siis peabki külm olema. 0 kraadi ringis on praegu, aga no novembris peabki ju külm olema, eks ole? Ja kui te neid imestate, et mingit sooja jooki juuakse, siis sellest pole midagi imestada. Tõenäoliselt inimesed joovadki hommikuti kohvi või teed. Aga mis on siin väga veidrat, on see, et täna, 5. novembril, ma pean väljas pikniku ja söön kõrvale värskeid vaarikaid. See on remontantsordi oluline eelis. Tõsine privileeg. Et kui muidu olen sellega harjunud, et hilissügisel või isegi talvel saab aiast arooniaid või astelpajusid, siis vaarikaid, mis muidu on suvine mari, vaarikaid novembris süüa, see on ikka tõsine privileeg. Aga tervist, jätkame pikniku. Kas mäletate seda muinasjuttu, kus kuri võõrasema saatis vaeslapse talvel metsa, et ta lume alt marri korjaks? Novembrikuine vaarikate korjamine on umbes samasugune asi. Praegu veel lund maas ei ole, veel ei ole, aga temperatuur on üsna 0 ringis, puhub vile tuul ja käed hakkavad juba ära kohmetama nii ahedas. Aga midagi üle teha. Sellist väärt kraami ei saa ometi korjamata jätta. On suurepärane ilm. Päike paistab, puhub mahe tuuleõhk ja all järve ääres laulavad linnud. Täpsemalt öeldes pardid prääksuvad. Ja kui me vaatame oma vaarika istandust, siis ka siin kõik vohab ja haljendab. Näete, siin on lausa õied. Vaarikas õitseb ja on loota, et nendes õites saavad ka kunagi viljad, sellepärast et siin samas kõrval on oksad, kus marjad on juba kenasti punased. Ja kui te nüüd mõtlete, mis kuuga tegemist on, siis te kindlasti arvate valesti. Sest praegu on novembri keskpaik, 13. november, aasta 2022. See on täiesti hämmastav, milleks remontantsort võimeline on. Sellisel ajal annab saaki 368 grammi. Ja see on terve nädala saak. Tundub vähevõitu võrreldes sellega, mis suvel tuli. Suvel tuli päevas kilode kaupa saaki. Ja sügisel, vähemalt varasügisel, sai nädalas kilode kaupa saaki. Aga nüüd, novembri keskpaiku, kõigest 200 grammi. Aga see on ka suur asi, sest kes võis seda üldse arvata, et novembris on võimalik vaarikaid saada. Te vaadake vaid. Keset kõige paremat saagikorjamise hooaega tuli lumetuisk ja hävitas kogu saagi. Ma ei kujuta ette, mitu tonni vaarikaid praegu lume alla jäi ja millega see kõik lõppeda võib. No ilmselgelt pankrotiga. Kurat küll. No kus see kliima soojenemine on nüüd, kui seda kõige rohkem vaja oleks? Tegelikult pole olukord üldse nii hull, nagu ma nalja tegin. On 20. november aasta 2022 ja novembris on selline ilm täiesti normaalne. Ja mis puudutab väidetavasse saaki, mis tonnide viisi lume alla jäi, mis see on nali. Tegelikult on siin ainult mõned üksikud remontantmarjad. Mitte rohkem kui 200 grammi.
nii et ma ütleks, et tegelikult õnnestus saak ära koristada. Nõnda siis. See on nüüd küll selle aasta viimane saak. Aga midagi head ja mõistlikku siin küll ei ole. Marjad on kõik läbi külmunud, lähevad kergesti katki. Ja selle saagi kohta saab öelda, et käisin tõesti nagu vaeslaps lume alt marri korjamas, nagu mõnes muinasjutus. Nüüd saab küll öelda, et selleks aastaks on saak läbi. Marjad ja lehed külmusid ära ja isegi, kui uuesti sulane läheb, pole lootustki, et pooltoored vaarikad lõpuni küpseksid. Aga see ei tähenda veel, et kanal lõpetab. Vastupidi, nüüd on aeg teha kokkuvõtteid möödunud hooajast. Detsembri videos räägin saagist, ilmast, sortidest ja veel paljust muust. Kohtumiseni aasta lõpus.